Seda sajandit on nimetatud andmesajandiks ja seda tänu sellele, et andmed on loomas järjest suuremat väärtust. Me kasutame andmeid igapäevaselt. Näiteks hommikul, kui me lülitame mobiiltelefoni sisse, siis hakkab tööle tänu sellele, et ta saab mobiilsidemastist omale hulga andmeid. Või näiteks kui ootame bussi. Bussigraafik on kokku pandud tänu sellele, et erinevad liikumismustrid, sõiduteede kiirus ja erinevad andmed on koos. Me mitte lihtsalt ei kasuta, vaid me tekitame andmeid igapäevaselt. Näiteks tekita sõbrale ülekandet tehes või kui me surfame internetis või teeme pilte või loome muusikapala. Kõigist neist jääb jälgi digitaalne jalajälg ehk andmesti. Oskust andmetega ümber käia nimetatakse andmekirjaoskuseks. Ja see oskus ise jaguneb veel 5 alamrühma. Esiteks oskus leida, teiseks oskus lugeda, 3. oskus töödelda, oskus analüüsida ja 5. oskus neid andmeid kasutada. No näiteks väitluses. Ja täna on juba päris mitmed ametid, mis on just andmete maailma ametid. Näiteks andmearhitekt, andmedisainer või andmeteadlane või andmehaldur või andmekaitsja. Muuseas andmeid, mis on kõigile kättesaadavad, neid kutsutakse avaandmeteks. Ja Statistikaametil näiteks on Eesti kohta 1000 tabelit, mis on kõik vabalt kättesaadavad. Ja meil tulevikus on vaja veel uusi ameteid. Näiteks amet andmedetektiiv. Tema ülesanne on leida üles, kas see uudis, mida me loeme, kas see on libauudis või mitte. Või andmekoristaja, mis teeb alles palju andmeid. Keegi peab looma süsteemi, mis nende andmega peale hakata. Miks see jutt andmetest ja ametikohtadest peaks ühe noorele minema korda? Esiteks sellepärast, et andmemaailm on väga vahva ja peab ütlema ka väga tasuv töö. Teiseks, andmemaailm on see, mida me vajame meie ees seisvate suurte probleemide lahendamiseks, sealhulgas ka kliimaprobleemide lahendamiseks. Et ma julgustan sind noor astuma andmemaailma, avastama seda, kuulama, mida andmed räägivad ja rääkima neid lugusid teistele. Ma siiralt usun, et andmed, nii tänased kui homsed ja need oskused on noorte päralt.